Tere kõik Veefishi sõbrad. Meil on päris palju sellist klientuuri, kes tuleb ja tahab minna esimest korda Norra. Ja siis on tavaliselt alati see küsimus, et mida kaasa võtta, mis oleks niisugune minimaalne komplekt, kuna esimene mõte on see, et käiks korra ära, vaataks, kuidas on ja siis hakkaks rohkem investeerima. Et täna olemegi pannud kokku niisuguse minimaalse komplekti, kui sa lähed nädalaks Norra, et mis sul võiks olla kaasas. Ja alustame võib-olla siis ridvast. Mina isiklikult soovitaks niisugust lühikest ritva, sellepärast et landid on rasked ja mida pikema ridvaga sa püüad, seda raskem sul seda lanti liigutada. Tekib see koht, kus sul lihtsalt mingi poole päevalt on käed nii väsinud, et sa ei viitsi enam püüda. Ja samamoodi kalad on suured, suurt kala pika ridvaga väsitada on raske. Ja kogu selle komplekti juures võiks olla see niisugune esmane suund, et ta võiks olla võimalikult kerge, sest üldiselt seal on polaarpäev tavaliselt ja päevad on pikad ja mida raskem see komplekt on, seda pikem ja raskem see päev tundub. Mis kindlasti võiks olla rullil peal on meetrite lugeja, sellepärast kui sa vaatad, et näiteks tursaparv on 150 meetri pealt, siis tegelikult näed ära, kus sul see lant on ja kust maalt see kala võiks nagu võtma hakata. Samamoodi on ka see, et kui sa näiteks mingi suurema kala otsa saad, siis sa tegelikult näed, et palju sul selle kala väsitamiseks veel aega läheb ja palju neid meetreid veel paati on kerida. Ridvatest võiks olla siis niisugune 250 kuni 700 sinna vahemikku, sest alla selle pole väga pointi ja teistpidi on ka see, et väga pehme ridvaga sa ei saa osasid lante mängima, mis peaksid tegelikult nagu järsema liigutusega sabad tööle panema. Et väga palju tehakse seda viga, kus ostetakse pehme ritt ja siis üritatakse sellega tsigitada ja paltust püüda, aga kui sa pehme ritvaga tõmbad ja sul on seal lant seal 50 meetri peal, siis tegelikult kogu see liigutus jääb väga lühikeseks, sellepärast et see pehme ritt ei tõsta seda lanti liikuma, sellepärast et ta annab rohkem järgi, kui see lant tõuseb, et siis jääbki niisugune tunne, et sa nagu koha peal tõmbled, aga tegelikult nagu tulemust ei ole. Kui nüüd edasi minna ridva juurest lantide juurde, siis kindlasti võiks olla esimesel korral kaasas niimoodi nimetatud raud, Norra raud. Norra raud on siis pilkerid ja pilkerid võiks olla 4-5 tükki esimeses nagu niisuguses soovituses. Üks võiks olla niisugune väike, kus kalda ääre pealt võib-olla oleks vaja elussööta püüta, et panna pärast söödaks. Siis kindlasti võiks olla üks kilone, poolekilone, 300. Ja asja mõte on see, et kilost on vaja selleks, et kui mõte on minna sügavama peale ja püüda meriahvenat, siis Fladenil on väga hea selline komplekt, kus on meriahvena rakendus. Need plekid annavad nagu väga hea tulemuse. Siia läheb väike kalatükik otsa ja püük käib 180-170 meetrit keskelt läbi siis sügavuse pealt. Aga kui on nagu tuul ja triiv, siis kahjuks seda püüki teha ei saa. Aga üldjuhul on siit tegelikult võimalik iga ilmaga püüda kuskil nurga taga, kus tuul väiksem on. Aga tulebki arvestada see, et mida kiirem on tuul ja suurem on triiv, seda raskemad lante on vaja põhja saada. Siis kui nüüd raua pealt edasi minna, on järgmine asi on siis võib-olla elussööda või siis surnud sööda rakendus. Üldiselt see sööt on surnud, et nad on sellised pommid, kus on konksud küljes. Tavaliselt on siin üks ühearvuline konks ja üks kolmearvuline konks. Et mis ma soovitan see, et kui te raketate siia saida külge, siis proovige see rakendada niimoodi, et see saida jääb natukese kõveralt, et ta on nagu pöörleva landi tiivik, et kui ta vette panna ja tõmmata vaikselt, siis hakkab see kala tiirlema. Kui ta tiirleb, siis see tegelikult töötab palju paremini paltuse püügil. Nii vedades kui trollides, vahet ei ole. Trollides, vedades, tsigitades, mis iganes tehes. Kui nüüd tagasi tulla korra raua juurde, siis raua juures võiks kasutada 1-2 pipart, mis lähevad siis fluorkarbooniga ette rakendusele. Fluorkarboon võiks olla vähemalt millimeeter, kuna me kasutame 0,3 nööri, kus on kandevõime ka 30-40 kilo, siis kogu rakenduse mõistes võiks olla 30-40 kilo nagu see tugevus, samamoodi pilkerid, lõksud, asjad võiksid olla 30-40 kilo kandevõimega.
ja kui nüüd veel mõelda, mis võiks olla nagu kaasas, on siis kindlasti niisugune konks. See konks on selleks, et kala paati tõsta. Üldiselt Norras on need kalad nii suured, et selle kahvaga jääme ette, et see on nagu niisugune abivahend, et sa lööd sellele kalale sisse ja tõstad ta paati. Noh, kui sa nagu tahad teda tagasi lasta vabastada, siis üldiselt ma soovitan mitte väga sügavalt ülest vinnatud kalu vabastada, sellepärast, et üldjuhul nad ei jää ellu, sest niisugune sessoonsus tekib. Ja nad ei suuda enam oma neid tasakaale paika panna ja siis on nagu niisugune laibarida on paadi järel, kus nad tagasi loobid, et nad jäävad vee peale ja kajakad nokivad nad ära. Aga noh, samas ega loodus peab ka saama oma osa, nii et kõik läheb seal ringil, et midagi seal raisku ei lähe tegelikult. Kui nüüd veel mõelda, mis veel võiks olla nagu igaks juhuks kaas on võib-olla üks pakk kolmikuid ja võib-olla üks tagavara nöörirull, et aeg-ajalt kipub mõni lant põhja kinni jääma ja halva õnne puhul siis ta läheb kuskilt ülevalt poolt katki. Nii et siuke tagavara pool võiks olla. Kõik muu on nagu igal pool kalapüüdes, et tuleb mõelda ohutuse peale, päästevest, ujuvkombe, need asjad ka. Aga ega rohkem ei olegi ja eks see kogemus tuleb, kui korra oled ära käinud, siis tegelikult juba tead, mis vaja on. Püügitehnikatest me täna rääkima ei hakka, see on juba järgmise korra jutt. Aitäh!